No 8 aastat tagasi sai munitsipaalpolitseiamet endale maskoti, Ibise ehk lumeleopardi. Ja nagu me teame, siis kõigil jõustruktuuridel on olemas oma maskotid, on politseil lõvileo ja päästjatel Nublu, nii ka siis meil lumeleopard ja 8 aastat tagasi oli tõesti see päev, kui lumeleopard meie kollektiivi nagu tuli. Ja öeldakse, et 7-8 aastat ongi selline aeg, kus peaks nagu ametit vahetama, et täna saadame ta siis minema ja võtame vastu siis uue leopardi. Ja vana leopard läheb praegult hoiuruumi ja kunagi, kui teeme endale kas muuseumitoa või muuseuminurga, siis ta leiab kindlasti seal auväärse koha. Nimi jääb samaks lumeleopard Lauri. Kõige rohkem maskotid leiavad kasutamist ikkagi avalikel üritustel, mis on just mõeldud lastele, siis erinevatel messidel, kui käime või koolides, lasteaedades. Et lastele ta väga meeldib ja eriti just lasteaialastele meeldib nagu maskotiga väga suhelda. Me oleme kasutanud seda nii elkurite peal, erinevate meie reklaamasjade peal, nii et ta on selles mõttes päris selline levinud ja tuntud element meie ameti jaoks. Me kontrollime ikkagi jätkuvalt maske ja kui siin nüüd eelmine nädal kontrollisime 454 ühistranspordisõidukit, siis maske jagasime nendes 313. See näitab seda tegelikult, et mõnes ühissõidukis ei olnud ühtegi ilma maskita, aga on ka neid, kes on sellised pahatahtlikud maskikandjad ehk sel juhul, kui näevad, et meie ametnikud tulevad või peatuses seisavad, siis pannakse mask ette ja pärast, kui buss jälle peatusest ära sõidab, siis võetakse mask eest ära, et on ka neid. Et siin paneks küll inimestele südamele, et kandke maske, sellega hoiate enda ja teiste tervist ja hoolime kaaskodanikest. Ega me muidu sellest viirusest lahti ei saa. No ma võtan vana Lauri ülesanded üle ja hakkan käima lapsi õpetamas liiklusohutust. Ja siis lähen sinna, kus mind kutsutakse. Mul meeldib väga külas käia. Ma tahaks ületada eelmise Lauri oldud aega. Mis oli? 8 aastat. Tahan lastele öelda turvalist liiklemist ja nad oleksid hästi tähelepanelikud liikluses.